no nagu Eestis ütleb, et saab hakkama, muidugi saaks nagu paremini ilmselgelt. Ma ütleks, et ajulihas on kõige tähtsam lihasspordi juures. Pinge, ma nüüd pean tegema, sest muidu mul ei ole toetust. Olete lihtsalt ise iga hooaja vahel otsinud uueks hooajaks sponsoreid või kuidas teie puhul see on välja näinud? Tere tulemast kuulama siis meie järjekordset Energiakooli podcasti episoodi ja tänane episood on mitmel moel väga eriline. Esiteks ei ole olnud kunagi varem nii palju külalisi korraga siin ja teiseks, kui inimesed on harjunud, et me räägime siin energeetikast, siis ma arvan, seekord me räägime ka energeetikast, lihtsalt meil on siuke klassikaline Eesti suvi ja päikest ei ole ja inimesed kuskilt väga energiat ei saa, et siis võib-olla seda saada sportlastelt ja sealt seda inspiratsiooni ja eeskuju. Ja meil on täna külas, proovin selle siis nüüd õigesti öelda, see on väga, väga pikk, kõige lühemalt öeldes Tiim Alexela sportlased või LA Olümpia Alexela sportlased. Ma arvan, see on päris hea juba. Kas saab veel, no proovi, siin on Team Estonia, Tiim Alexela. LA 2028 tiim. Los Angeles 2028, saab pikemalt saab. No jah, ja tutvustame ka, sest et suurem osa kindlasti teab, aga võib-olla mõni veel ei tea, meil on siin Katrina Lehis. Tere. Tegeleb vehklemisega. Vehkleja. Ma mõtlesin, et ma ütlen enne sportlaste nimed ja siis ütlen alad ja proovime hakata kokku panema. Gregor Sirk. Tere. Ujuja. Ja Karel Tilga. Tervist. 10 võistleja. Nii on. Kuigi need teeb kõike. Kuigi need 2 ala mõtlesin, sealt on nagu napilt väljas. Aga tere tulemast, väga hea meel on siin teid näha ja just natuke aega tagasi on lõppenud laulupidu, mis eestlasi ühendab. Sport on ka selline asi, mis eestlasi ühendab, et proovime selle ühendamisega siis edasi minna. Aga võib-olla siis paar sõna sellest, millest me alustasime hästi kohmakalt, ma üritasin seda sisse juhatada, et mis asi see Tiim Alexela Los Angeles siis on? No, kes tahab rääkida? Meid on nii palju. Ei, tegelikult on, proovin kuidagi selgitada seda, et Alexela on siis loonud põhimõtteliselt tiimi, meie 3 oleme siis need näod on ju, et Alexela toetab meid koostöös EOK-ga ja siis toetab meid teel järgmise olümpiamängudeni, mis siis toimub 3 aasta pärast, et meil oleks võimalikult hea ettevalmistus suunal sinna. Ma võtan selle nüüd kokku hästi kevalt. Kas on kuidagi niimoodi, et kui me ütleme, et see EOK on nagu loomaaed ja teie olete 3 konkreetset looma ja siis Alexela on teie vader? Ma ütlen ausalt, ma ei tea, mis vader on, aga ju siis. Ja. No seal loomajas on, et seda vahet ei ole, selle võib ka siit välja lõigata siit vahelt, kindlasti lähme ilma edasi. Ja see toetus on siis kuni Los Angelese suveolümpiamängudeni 2028. Just. Praegu see projekt on jah kuni tule olümpiani. Ja Katrina, mina saan aru, et sina oled Alexela sportlane olnud juba kauem. Ja, minu koostöö Alexelaga on juba pikem. Ja. Aga siis sa läksid Alexela juurde, ütlesid, et üksi on igav, et ma tean 2 poissi, et kas te olete mõelnud laiendamise peale? No päris nii ei olnud, aga selles mõttes on nagu äge, et mul on alati meeldinud olla Alexela sportlane. Nendega on väga tore ja nendest on olnud väga palju abi. Et selles mõttes nüüd, kui meil on veel see tiim, siis on kuidagi see võib-olla nagu veel ägedam. Et ma tean Gregorit ja Karelit natukene juba varasemast, aga et koos nii-öelda selle ühe süsteemi all siis nii-öelda edasi minna kõlab päris vingelt. Ma mõtlengi, et te tegelete kõik erinevate aladega, isegi ka olümpiamängude mõttes erinevatel areenidel, et mis see kokkupuutepunkt on, ma saan aru, et see koostöö on veel alguses, et nagu tiimi mõttes, et kas teil tulevad ka mingisugused tiimi kokkusaamised või on lihtsalt WhatsAppi grupp, kus üksteist toetada?
ma ei tea, kas on tiimi nagu kokkusaamised, aga Eesti on nii väike ja see sportlaste kogukond on nii väike, et tahes-tahtmata me puutume kokku ja elame üksteisele kaasa ja selles mõttes, et. Eks ilmselgelt see sport nagu ühendabki meid on lihtsustatud mõelda, et aga eks see on nagu hästi minu jaoks ka teistsugune nagu projekt, et ei ole varem. Tegelikult ainuke kokkupuutepunkt teiste spordialadega ongi olümpiamängudel minul vähemalt, et nüüd olla nüüd nagu ühes tiimis terve aeg teiste spordialade esindajatega liikudes järgmiste olümpiamängude suunas, siis see on nagu hoopis teistsugune kuidagi mõtteviis või kuidagi olemine, et aga mulle nagu meeldib just ka see, et ongi, saab näha kaasa elada rohkem ja on see emotsioon ka teistega kuidagi tihedam, ütleme niimoodi. Ja siis kindlasti see teine pool, mis on, ma saan aru, sportlaste puhul eriti oluline, see majanduslik pool, et me võime sellest ka natuke pikemalt rääkida, et kui oluline see on ja kui oluline on see teadmine, et see toetus on olemas kuni järgmiste olümpiamängudeni. No see on iga sportlase jaoks väga oluline, sest et ütleme minu seisukohast, kuna mina juba olengi Alexela tiimis nii-öelda juba varem, siis peale oma vigastust 22 aasta suvel, peale pikka taastumist, siis ilma Alexelata ma ei ole kindel, et ma oleksin üldse saanud võistelda peale vigastuse hooaega, et selles mõttes just selle finantsilise poole pärast nii-öelda. Et see on tegelikult väga suur murekoht Eestis ja ütleme meie jaoks, kes me nüüd siin tiimis oleme, see kindlasti annab meile väga suures osas mingisuguse meelerahu, et me saamegi pühenduda sellele, sest me teeme seda ikkagi 24/7, isegi kui me puhkame, me oleme ju tegelikult sportlased, sest see on meie töö osa. Et see nagu annab hästi palju sellist nagu ongi rahu võib-olla juurde, et isegi kui ei õnnestu alati, et siis ma saan ikkagi minna edasi ja ma saan nagu, mul on see tiimitugi, mul ongi teised sportlased, nad teavad, mis see tähendab. Et just see, et igal juhul me saame minna edasi ja ikkagi selle nii-öelda sihtmärgi poole nii-öelda edasi minna. Ma arvan, see meelerahu on kõige parem nagu sõna, mis ütlesid, et minu jaoks on hästi oluline, et ettevalmistuse ajal saaks kõik tehtud, see annab mulle enesekindluse. Ja siis, kui ma tol hetkel starti lähen, siis ma tean, et kõik on tehtud, mis ma olen pidanud tegema. Ja eks see nii-öelda toetus ongi selle jaoks loodud, et me saaks kõik asjad ära tehtud, mis me tahame. Et oleks meilt omalt poolt vähemalt kõik nagu tehtud ja stardis olles teame, et me oleme andma endast maksimumi, et ei ole see, et oi, et nüüd jäi mingi 3 laagrit ära, aga ma olen nüüd siin, et vaatame, kuidas läheb, et. Ja ma ütles ka, et pikas perspektiivis on nagu iga 4 aasta tagant on see tipphetk ja kõik, mis sinna vahele jääb, on nagu siuke, mitte täiteaeg, aga nagu enam-vähem siuke täiteaeg, et tippspordis kahjuks nagu kõiki võib juhtuda, vigastusi juhtub, igast asju võib juhtuda, et see meelerahu, ma arvan, et see on nagu väga hea sõna, et sa tead, et sa nagu meie kõigi eesmärk on olümpial nagu edukalt osaleda, et see, et me teame, et me saame sinna välja jõuda ilma, et me peaksime nagu tundma stressi muude faktorite üle, et see on väga hea. Aga nagu sa juba mainisid siin varem, et see olukord on Eestis keeruline, ma lihtsalt korra nagu vahele küsin, et muidu sponsorite otsimine teie sportlaskarjääris seni on olnud teie enda õlgadel? Olete lihtsalt ise iga hooaja vahel otsinud uueks hooajaks sponsoreid või kuidas teie puhul see on välja näinud? No minu puhul selles mõttes mina pean oma tiimi tänama, et nemad on ikkagi selle võtnud enda õlule, et mina ikkagi saaksin nii palju keskenduda spordile kui võimalik. Aga eks ma ju ka tean, millal ei ole finantsiliselt väga kerged ajad ja millal see laagrisse minek ikkagi on küsimärk. Ja kas ma lähen võistlustele üksi või ma lähen treeneriga on küsimärk, et need asjad mõjutavad just vaimselt. Ja sport on ikkagi väga suures osas vaimne, eriti tippsport, et see mõjutab. See sponsorite teema on minu arust tegelikult väga huvitav teema, sellest võiks ka hästi pikalt rääkida, kuidas see nagu toimib ja niimoodi, aga eks see lõpuks nagu see emotsioon on, mida see, ma arvan, toetaja nagu otsib,
et eks kindlasti mõnel toetajal või sponsoril on oluline see nagu nii-öelda ütleme näiteks turundusväljund ja nii edasi on ju, aga ütleme, et minu kogemusel ikkagi väga palju on see sihuke emotsionaalne side, mis sa tekitad selle toetajaga, et eks ta, ma arvan, meil kõigil kolmel on see nagu sponsorite teekond ka justkui väga erinev olnud, et kellel on võib-olla mõned üksikud suuremad, kellel mitu väikest ala, ütleme niimoodi, et eks see jah, on sihuke tegelikult väga suur lai teema, ütleme. Ei, ma lihtsalt mõtlesin, et olles ka selle teemaga kokku puutunud, et see ongi lai teema ja see on hästi ka erinev, sest alad on erinevad, sest et kunagi sellel samal teemal rääkides sinu siis nii kolleegi või alakaaslasega, ma ei tea, kuidas Janek Õiglasega, siis ta ütles, et näiteks 10 võistlejal on päris keeruline sponsoreid leida, sest et starte hooaja sees on üpris vähe. Et sa teed võib-olla 3, maksimum 4 täis 10 võistlust ja sa oled pildil suhteliselt vähe, see ei ole nii, et ma ei tea, võrreldes mingi muu alaga siin, et iga nädalavahetus on võistlus, eks ju, et sa saad pakkuda, et ma olen pildis, et selles suhtes on ka vist nagu erinevatel aladel keeruline ja just see nagu see meelerahu küsimus ka. Ja absoluutselt, et nagu kui mõelda, mida nagu 10 võistleja saab sponsorile tagasi anda, siis on nagu jah, on keerulisem, et kui sa oled iga nädal pildis, logod on särgil, saad rääkida intervjuudes, siis on nagu natuke lihtsam, et õnneks 10 võistlus on nagu Eestis on nagu Eesti ala, et sponsorid saavad sellest ka aru ja on ikka nagu, on leitud neid toetajaid küll. Aga kohati seda tunnet ei ole, et on Eesti ala, aga siis ju konkureerid ka sponsoritele teiste 10 võistlejatega. Et jõuad lähed ukse taha ja öeldakse, et siit just üks mees käis, siis käis teine mees, siis käis kolmas mees. Ja... Mul ei ole veel nii olnud, aga jah, võib küll olla nii jah, et kõik ju otsivad variante. Ma arvan, see on üle aladega. No ma olen ise isiklikult kokku puutud. Niimoodi, et keegi on nii-öelda. Ja keegi on just, lähed kellegi juurde, siis meil üks teine sportlane ka just käis. Mitte, et see nagu otseselt mõjutaks mingeid otsuseid, aga et selles suhtes mõnes mõttes nagu sportlased üksteisega mingil määral konkureerivad, et aga ma arvan, see on nagu tasemeti nagu mingi taseala või kuvandiga sportlased konkureerivad üksteisega ja siis järgmine tase nagu üksteisega ja nii edasi. Ma olen midagi sellist tunnetanud nagu võib-olla. See on isegi laiem, mina olen isegi kohati tunnetanud mõnikord seda, et tegelikult terve kultuuri valdkond konkureerib mingisugusele nagu piiratud ressursile, et lõppkokkuvõttes nagu kõik, mitte ainult nagu sportlased mingite ideede teoks tegemiseks, eks ju. Jah, põhimõtteliselt küll jah. Eks sport on ka kultuur lõpuks. Absoluutselt, et eks mõnes mõttes, mina vaatan sportiga kui meelelahutus tegelikult lõpuks, et me ju tegelikult, kas inimene läheb nüüd teatrisse komöödiat või sporti vaatama, tegelikult ongi tema otsustada, et kellele mis rohkem emotsiooni pakub. Mitte ainult komöödiat, ka seda traagikat võib seal spordis tihti olla rohkem kui teatris. Aga kui nüüd, kuna see on, eks ju, tiim, mis valmistub olümpiaks, et kui me lähme teie sportlaskarjääri algusesse või mis hetkel te mäletate ja kas oli siis kohe alguses nagu unistus olümpiast? Või oli juba lapsena, et tahaks jõuda olümpiale või mis hetkel see unistus tekkis? Minu eesmärgid on pigem nagu realistlikumaks muutunud ajas, et nooremana võib-olla tõesti mõtled, maailmarekord ja ma ei tea, olümpiakuld ja kõik siuksed asjad. Ja ma olen ka nagu teistelt noortelt sportlastelt kuidagi seda tähelepanu, mis ei ole üldse halb, ma arvan, et tulebki suurelt unistada noorena, et aga eks mida aeg edasi siis vaatad, et see võib-olla natukene meil nagu ujumises maailmarekordid, need ongi läbi aegade maailma parimad ajad, et võib-olla mõned asjad jäävad nagu liiga kaugele, aga jah, see ma arvan nagu unistuste või eesmärkide seadmine on ka nagu ajas väga muutunud. No jah, minu puhul ka pigem võib-olla mu enda jaoks kõlab see natuke veidrat, aga see on tulnud nagu loomulikult, see nii-öelda see olümpiale mõtlemine ja see, et ma mäletan, kui ma olin noorem, siis ma vehklesin lihtsalt seepärast, et mulle meeldis. Ma olin kõigist umbes 3 pead pikem ka muidugi seal väga noores vanusklassis, sirutasin käe välja enam vähem.
tegid torke ära? enam-vähem nii oli seda, see jah, isegi see üks kord, kui mina vehklemas käisin, siis mulle öeldi, et ära tee mitte midagi, las nad ise tulevad, nad on lühemad. Et kui ta tuleb, las ta jookseb sisse siis. Noortes pikkus tegelikult mängib väga suurt rolli selle koha pealt, et aga jah, need eesmärgid kuidagi nagu, ma nagu ei mõelnud kunagi otseselt olümpiast. Et mina lihtsalt tegin, mulle meeldis, ma käisin võistlemas, mul läks hästi ja niimoodi järjest, mida vanemaks saad, siis nagu Grigor ütles ka, et need muutuvad nagu realistlikumaks. Siis hakkad mõtlema, et juba olen täiskasvanutes, täitsa okeilt tuleb välja, et olümpia, siis hakkab nagu tulema see idee võib-olla seal kuskil juuniorite vanusklassis, et tegelikult et ikkagi tahaks sinna olümpiale minna. Tuleb mingi parem pilt ette, ma arvan. Ja see arusaam muutub, see lapse east juba oled natuke välja kasvanud, et siis kuidagi maailmavaade läheb vähe teiseks. Ja ma ütleks ka, et minu puhul on ka see nagu juhtun nagu nii-öelda orgaaniliselt, et mingist ajast ma hakkasin sporti tegema ja siis hakkas lihtsalt välja tulema ja siis ma vaatasin nagu seda järgmist taset, ma ei vaatanud veel olümpiataset, ma vaatasin lihtsalt enda vanuseklassi parimaid, mõtlesin, et ma ei tea, kuidas ma sinna kunagi jõuan ja siis märkamatult jõudsid ja siis hakkad juba järgmist asja vaatama ja siis mõtled, et tahaks jõuda esimesele tiitlikale. Märkamatult jõudis, et niimoodi läheb 5 aastat mööda ja sa nagu ei saagi aru, kuidas sa läksid nagu väiksest poisist, kes alles hakkas tegema ala ja siis oled juba nüüd esimestel tiitlikatel ja juba nagu need inimesed, keda sa kunagi telekast vaatasid, on su kõrval nüüd konkurendid ja mingi hetk hakkad neile juba natuke ära tegema ja et see nagu orgaaniliselt need eesmärgid järjest nagu lähevad suuremaks, et jah, nagu Gregoris ka, et nagu realistlikult ja nagu orgaaniliselt, et kui ma sporti hakkasin tegema, ei on nagu siukest mõtteviisi, et ma nüüd olen olümpiavõitja ja maailmameister ja muud moodi ei ole, et lihtsalt ajaga tulevad need eesmärgid. Aga mingid sellist hetke mäletate, ma ei tea, ise sporti vaadates, nagu sa ka välja tõid nende konkurentidega see, et vaatasid, ma ei tea, olümpiamänge tuleb meelde ja mõtlesid, et milline atmosfäär, vaat seda tahaks kogeda, seal tahaks olla. Mina mäletan, 2012 olümpia oli siis üks Lõuna-Aafrika kutt tegi Michael Phelpsile libliku ujumises ära. Esimest korda põhimõtteliselt Phelpsi karjääri jooksul, et siis ma vaatasin nagu talle alt üles 5 aastat hiljem ta oli mu treeningkaaslane. Et nagu siuke full circle moment, ütleme niimoodi, või kuidagi minu jaoks oli nagu lahe, et siuksed, ma arvan, need eeskujud on nagu väga olulised ja ma arvan, sealt ka väga paljud saavadki inspiratsiooni ja ma loodan, et ka meie oleme nii Eesti sportlastele, eelkõige just nagu noortele siis eeskujuks, et tegelikult siit Eestist ükskõik mis Eesti nurkadest on võimalik saada olümpial, et tegelikult mitte keegi ei ole pealinnas pärit minu teada, on ju. See on ju see kuulus Raul Rebase presenteeritav, te olete kõik kindlasti kuulnud seda, et see on see edu alus, et suurtest linnadest ja pealinnast eriti ei tule ju neid võitjaid. Kuigi võiks tegelikult. Tegelikult ju see infrastruktuur on kõige parem Tallinnas, aga eks see mõtteviis ma arvan on ka väga-väga oluline, et ja muid tegevusi nii-öelda on võib-olla rohkem kui kusagil väiksemas kohas. Võib-olla viib seda sporditeemat natuke kaugemale. Aga teeme nüüd siis selle flexi ära. Küsime siit siis nii-öelda ära, siis lähme teise äärmusesse, et Katri, kui sa oled ikkagi olümpiakulla ära võitnud, et sealt edasi seda motivatsiooni leida või edasi minna või kas seal toimub mingisuguse sportlaskarjääri ümbermõtestamine või samamoodi sa teed edasi, tuleb loomulikult, oled olümpial, vaatad, et oled paar pead pikem teistest ja tuleb hästi välja ja vaatad, et ongi olümpiakuld ja lähme edasi. Jah, mul ei ole ka individuaalne kuld, mis on tegelikult nagu väga erinev sellest, mis on võistkondlik kuld. Et aga jah, kui ma nagu mõtlen selle peale tagasi, mis oli peale olümpiat, siis tegelikult Tõru Endrekson on seda öelnud, et tuleb tühi tunne peale olümpiamedali võitmist ja see peab täiesti paika. Ma mäletan seda hetke, me ju kohe peale võistlust järgmine hommik, varahommikul läksime lennujaama, et ära sõita, kuna COVID ajal pidi kohe ära minema. Siis ma mäletan lennujaamas seda hetke, kus ma seisin seal, mul olid need 2 medalit kotis ja ma mõtlesin, et aga mis nüüd saab? Ja
siis ma tundsin mu keha nagu kangestus täiesti, et mul oligi täpselt nagu täiesti tühi tunne oli sees. See oli emotsionaalselt ja füüsiliselt tegelikult väga raske võistlus. Ja ma lihtsalt seisin ja ma olingi nagu, et mis nüüd saab? Okei, mul ei olnud individuaalselt kuulda, eks ma ei ole individuaalne maailmameister ega võistkondlik maailmameister täiskasvanutes. Et mul on neid asju, mis on puudu, aga sel hetkel... Väga halvasti. Üks paremini. On jah, ei teagi, mis sa Aleksale mõtled, et sa seal tiimis siiamaani oled. Neid asju on nii palju puudu tegelikult. Jube. Aga tore, et sa jätkad. Jah, ma proovin, aga et see tegelikult nagu korra ehmatas päris ära. Ja siis jah, on olnud ikkagi seda motivatsiooni küsimust ka, aga jah, ütleme, see peale olümpiat teema on juba eraldi peatükk, et seal on muud draamat ka ja ma saan aru. Seal on iseenda selles mõttes vaatest nagu ka väga palju asju, mis nagu oleks saanud teisiti teha, mida ma arvan, et ma tegin valesti. Siis päädiski selle vigastusega ja siis see taastumine ja see on nagu see osa, kus seal kadus küll motivatsioon ära ausalt nagu täiesti. Miks ma siin olen? Päev läbi mingit ühte ja sama mingi jala tõstmist teed 3 nädalat, siis nagu mõtled, et mis asja, Minul nagu medali nii suurel areenil veel ei ole, aga kui on neid raskeid hetki, siis mõna olen tagantjärgi tundnud, et see on sellest, et kas ma tahan või ei taha nagu sporti teha, ütleme niimoodi, et reeglina muidugi täna ma nagu tahan sporti teha ja ma tahan trenni minna, aga kui on see periood, et ma ei taha trenni minna, ma lihtsalt ei taha, on ju. Et ma arvan, see on see kõige raskem hetk mõnes mõttes, et muidugi võib-olla, kui ma võidan olümpiakulla ühel päeval, siis on teised emotsioonid, võib-olla teised justkui probleemid, millest ma ei ole veel teadlik, aga ma olen kuulnud küll seda, et see võidujärgne masendus on täiesti nagu, või olümpiajärgne depressioon, see on nagu suhteliselt sagedane mõnes mõttes, et eks ma arvan, see on see nii-öelda kardina tagapool, millest tavainimene võib-olla millega üldse kokku ei puutu või sellega lõpuks see sportlane ise saabki kõige rohkem aru sellest, et ma arvan ka seda mingil määral nagu raske edasi anda. Seal on ka see, et see tundub justkui, et peale kaotust on raske. Tegelikult veel raskem on peale võitu. See on nagu reaalne fakt. Ükskõik mis medal, olgi see pronks, hõbe, kuld, tegelikult peale medalivõitu on raske. Sa pead sealt edasi, mul on medal, sa pead sealt leidma selle nii-öelda optimaalse koha, kust minna edasi, sest järgmised võistlused on tulemas. Et selles mõttes siis öeldes vastupidi siin parafraseerides, et 4. koht tuleb välja on hoopis kõige parem koht. Kas just selles võtmes, aga... Karelil on mingi 4, on MM-i 4. MM-i 4, ma tahtsin ka öelda, et ma ei ole ilmselt täiskasvanute olümpiamedalit mul ei ole, aga mäletan mingit juunioride EM, kus ma võitsin pronksi ja siis mul ametikaaslane Johannesen võitis hõbeda ja siis pärast võistlust käisime dopinguproovis ja siis kell oli, ma arvan, mingi 11:30 õhtul ja siis sõime tühjas sööklas, sõime 2 makarone ja siis ma ütlesin talle, tühi tunne on kuidagi, ma ei tea, nagu peaks nagu jube hea tunne olema, aga kuidagi jube tühi tunne on, et see jah, medalijärgne või õnnestumisjärgne pohmell on ikka väga reaalne asi, aga mingi aeg tuleb nagu paar päeva läheb mööda, asi seedib ja siis tuleb nagu, mul vähemalt tuleb alati tagasi see motivatsioon, aga jah. Aga selle eelmise teema lõpetuseks ma korra tahtsin küsidagi, et üha rohkem räägitakse ka sportlaste vaimsest tervisest. Ja kuna me oleme siin rääkinud ka tiimist ja võimalustest, et kuidas te selles vallas tunnete, et olete te nii-öelda hoitud, olete te sellega kokku puutunud, olete seda kõrvalt näinud, on see abi läinud paremaks, on see teema? Teema on täiega. Ma ütleks, et aina rohkem on teema nagu mida aega edasi, et ka EOK poolt on see tugi nagu aastaid juba aina rohkem nii-öelda pead tõstnud ja see nii-öelda abi on nagu väga-väga lihtsasti kätte saada tegelikult. Mina nagu kõrvalt ikka olen näinud ise otseselt mega palju ei ole tundnud, et seda abi oleks vaja olnud. Et kuidagi need ütleme elukaaslane ja sõbrad on nagu
välja aidanud mõnes mõttes kuidagi, et olen omal käel nagu hakkama saanud, aga kontaktid on alati olemas. Jah, ma ütleks, et ajulihas on kõige tähtsam lihasspordi juures, et see, et sul asjad on peas kinni, see on nagu jah, väga reaalne, et tuleb jälle tagasi selle meelerahu juurde, et ka need asjad, mis sul peas kinni on väga palju tulevad sellest, et sul on kogu aeg vaja tulemust teha ja et sa saaks üldse teha sporti edasi, et et see vaimne pool on ka ikka väga tähtis spordis. Jah, no jätkuks ega need sellised probleemsed punktid peas nii-öelda tihtipeale löövad välja väga olulistel momentidel just. Ja siis tekib see mingisugune kõhklus, kahtlus, pinge, ma nüüd pean tegema, sest muidu mul ei ole toetust. Ja see kõik tegelikult lisab nii palju nagu vaimset ressurssi juurde, mis kulub, et mina olen ise kogenud igasuguseid erinevaid versioone vaimseid probleeme, mis seal salata olen väga pikalt juba Snesanaga koostööd teinud ka läbi Team Estonia siis. Teen täna ka lihtsalt juba mõnikord ka sellel eesmärgil, et ma saan mingeid asju arutada ja kui ma nagu räägin need asjad nii-öelda valju häälega välja talle, siis ta mõnikord oskab tuua lihtsalt mingi täiesti nagu kolmanda perspektiivi sinna, mille peale ma ise ei tulekski. Või siis see, et mis ma ise räägin, ma ise hakkan aru saama mingitest nagu mõtetest ja ise suudan luua mingisugused teised nagu seosed. Ja eelmisest suvest olen ka kliinilist psühholoogi kasutanud selles mõttes, et teatud probleemide tõttu oma alaliiduga, siis ja kuna see eelnev aasta oli väga pingeline, ma teadsin, et mul on vaja vehelda hästi, sest et mul ei ole rahastust, ma olin peale vigastust. See hooaeg oli selles mõttes keeruline, et ma ei olnud võistkonnas, ma olin ainult individuaalselt, ma teadsin, et mul on vaja näidata, et ma pean vehklema, ma olen ju veheld, midagi välja ei tulnud sellest. Ja siis need asjad nagu kogunesid, et ühelt poolt ma nagu pidin, teiselt poolt ma ei saanud sellega hakkama. Ja siis jah, ega selles mõttes see on, ma arvan, selline asi, et see on hea, et sellest räägitakse, sest et väga palju ikkagi on veel seda suhtumist ka, et mis umbes kliiniline psühholoog, et inimesed kohe mingi, miks, et kas sul on mingi probleem. Tahavad sult relva ära võtta. Enam-vähem. Õnneks mul relvaluba ei ole vaja. Aga jah, see on selles mõttes väga selline hea asi tegelikult, mida sportlastel on võimalik praegu ikkagi läbi Team Estonia nagu kasutada see psühholoogia. Ja ma olen absoluutselt nõus, ma isegi ütleksin nagu siin kohal vahele või ärgitaksin sportlasi või näitama ka seda teist poolt, et mul on tunne, et sportlased saavad eeskujuks olla mitte ainult oma tugevuse või tulemustega, et samamoodi oma inimlikkuse või haprusega või ma ei tahaks öelda nagu nõrkusega, sest et see kõlab kuidagi nagu negatiivselt, et keegi on nõrk, et sellepärast taga juhtub midagi, aga et lihtsalt samamoodi, et see võib olla nagu palju laiem inimlik, et keegi võib sealt hoopis inspiratsiooni saada või jõudu. Jah, nii on. Olgu, aga tuleme nüüd selle rahastuse teema juurde tagasi, sest et EOK, mida on siin ka paar korda mainitud, sai endale ka uue presidendi ja siis olid debatid ja räägiti üldse nagu laiemalt spordi rahastusest. Kõige kiirem esimene ring, võib-olla paljud kuulajad ei saa ka aru, mis kategooria peal teie kõik olete EOK, te olete A, B või C või C te vist ei ole, kas te olete kõik A-kategooria sportlased hetkel? Praegu oleme B vist kõik. B jah, mina nüüd, ma olin terve aasta C peal, eritingimus, meile spordikomisjon määras, kuna me oleme nii-öelda olime perspektiivikas võistkond, siis me saime C-kategooria, aga nüüd lootustandev. Võib-olla tuleb äkki veel tuleb midagi. Siis jah, nüüd juunist siis sain B-kategooria peale. Jah, oleme B-l jah. Just jah, sest et ongi need vist A-kategooria jaoks oleks vaja tiitli, EM-il ainult vist
Kuld. ja MM-il Medal. jah, see on Ja ikkagi olümpiamedal, meeletult no see on maailma tipp jah, Jah. ikka väga maailma tipp. jah, sest et teie ju üldse ei ole seal olümpial siin nii-öelda top 10, see on ju ka peeglisse vaatamise koht. See B-klass. B-koondis. See on B-koondis, no tere tulemast, ma ütlen selle. Tere tulemast, aga ja siis kiirelt, kes tahab kokku võtta, mida tähendab see B-kategooria toetus igakuiselt? Mis on 1600 on palk, vist või 1650 midagi sellist, miinus maksud on ju. Ja ettevalmistustoetus on ka 1600 või 1650 kuskil seal kandis, et ja siis siis muidugi need tugiteenused, mis on nagu Team Estonia poolt, et füsioteraapia ja ütleme siis, no ütleme nüüd on see niimoodi, kes mida vajab, ise valib, ütleme niimoodi, et kes tahab iga nädal vereproova anda, siis võib ka seda teha, ütleme niimoodi. Lihtsustatult öeldes. Treeneri palk on ka vist, eks? Mis asja? Treeneri toetus. Jah, treenerid saavad ka toetust. Aha, siis, et kui sina oled B-kategooria sportlane, siis sinu treener läheb sinna, on siis nagu samamoodi läheb sinna süsteemi. Aha, selge. Ja siis võib-olla see jätkuküsimus siis, et noh, kõige lihtsamalt võiks muidugi küsida ka nii, see on hästi lihtne küsimus, et kas sellest piisab? Lihtne vastus sul on pigem ei. Isegi mitte pigem ei, aga ikkagi ei. Üsna konkreetne ei, ma ütlen. Eks igaüks on nagu erinevas, ma arvan, erineva positsioonid ja spordi alati nagu ilmselgelt on see väga erinev, et meie 3 alal pigem ei ole selliseid profitiime, noh, korvpallis, jalgpallis, ma ei tea, jalgratturitel ikkagi on sellised suured tiimid, kus ongi palju suuremad rahasummad liiguvad, inimesed saavadki normaalset palka ja neil ongi, ütleme, elukulud ja treeningkulud nagu kaetud. Meil, mina ütleks vist enamjaalt, mina vähemalt pean suht kõik nagu ise otsima või nii-öelda enda grupi ala looma ja seepärast ma olengi tegelikult nagu rahvusvahelise siukse grupi liige, ütleme niimoodi, et käime laagrites ja nende laagrite kulud peame nagu, kulutused peame ise leidma selles suhtes, mitte et kuidagi mingi klubi ala katab neid, et eks ta ongi siuke EOK ja nagu erasponsorit nii-öelda koostöös tuleb. Sport on kallis asi, et teil vist eriti, et te võistlete tunduvalt rohkem kui mina, et Eestis üldiselt võistlusi ei ole ja on vaja kuidagi koha peale saada ja jah, nagu siin palju on tiimist räägitud, et sa ei lähe kunagi üksi, sul tulevad üldiselt 1-2 inimesele veel vaja piletid osta ja seal koha peal ja et neid kulutusi on päris palju tegelikult. Aga võib-olla see võiks ka olla see nii-öelda jätkuküsimus, sest et peegeldades olles ise ka sponsoreid otsinud ja ettevõtjatega nagu laua taga käinud ja see on huvitav olukord, et kui su vastas on ettevõtja, kes on just võtnud välja mingisugune 11 miljonit dividende ja siis sa räägid talle mingist lavastusest, et noh, me teeme nii ja mõtlesime, et äkki 5000 või nii ja siis ta vaatab sulle otsa, et mul lihtsalt üks küsimus on see, et ma ei saa nagu aru, mis teil nii palju maksab seal? et siis minu küsimus oleks ka mitte, et mis nii palju maksab seal, aga et mis need kõige suuremad nagu kuluallikad on, mille peale läheb, ma saan aru, laagrid, just nimelt see taustatiim, eks ju, reisimised. No jah, ongi oleneb palju sa tahad näiteks, see taustatiim on, ma arvan, sa võid päris nagu hulluks minna mõnes mõttes sellega, et on treener, on füsio, on ju, eks alade spetsiifiliselt on neid, võib-olla saab veel neid inimesi nagu kaasata ja tuua, on ju, et eks ta nagu teistpidi tagab seda kindlust sul seal võistlusel koha peal, on ju. Lendamisega, mina lendan päris palju nagu pikki vahemaid, ilmselgelt eelistaks nagu äriklassis, kus saaks nagu öösel magada, ütleme, on ju. Et nagu, eks need kõik asjad nagu kokku pannes, siis eks see nagu summa kasvab, et ma olen ka aru saanud, et mugavuselus maksab, ütleme niimoodi, et sportlastena me tahame võimalikult nii-öelda mugavalt ikkagi, ütleme, võistluspaika jõuda ja koha peal toitumine on näiteks väga oluline, et ütleme, et pigem mina vähemalt eelistan mahetoitu kui nii-öelda tavalist, ütleme, toitu, et või ma ei tea, nii-öelda puuvilju näiteks, et eks see kõik nagu
on jälle see mingi protsent maksab rohkem, aga lõpuks, kui nagu aasta peale see kokku panna, siis need summad tulevad kokku küll. Ja minu puhul ka, et ma ju elan ja treenin USA-s, et kõik võistlused on Euroopas, et see on alati see üle ookeani pilet, et oleneb kuna ostad, aga suurusjärgus ikkagi nagu tuhandetes on üks pilet ja siis sa ostad treenerile ka ja toitumine ka, et kui hinnad lähevad kallimaks, siis me nagu kompromisse teha ei saa, et USAs oli see munakriis vahepeal, et see 12 muna oli, ma ei tea, mingi $7, ma ei tea, mingi hullud hinnad olid, aga nagu mina oma mune ikka ostmata ei jätnud, et ma just tulin USAst, mul oli isegi $9 oli 12 muna. päris hull, eriti Eestiga võrreldes. Et nagu toitumine ka jah, et sa pitsat ei söö ju, et sa nagu sööd ja nagu kvaliteetseid asju, mis on nagu kallimad. No jah, mina võistlen siin hooajal praktiliselt, mis meil on august on vaba, septembri esimene pool on vabam ja siis meil tegelikult on ülejäänud aja on hooaeg, mis tähendab kuus 1 või 2 reisi ja meil on ka igal pool laiali, et meil on Aasias, meil on Ameerikas, meil on Euroopas ja see Tallinnast lennata ei ole ka väga odav, pean tunnistama, et see connection on ikkagi suht halb ja kohati ikka annab otsida seda nii-öelda, eriti kui sa loedki raha, ütleme selles mõttes, et sa tead, et sul ei ole väga palju, et see on okei, kellaajaga pilet, et ma võtan selle, sa pigem vaatad, kui palju see pilet maksab ja võib-olla istud kauem kuskil. Et see, jah. Aga teie sportlaskarjääri jooksul te mäletate neid hetki, kus te olete pidanud tegema mingisuguseid selliseid kompromisse eelarveliselt, et lihtsalt ei saa minna või lihtsalt jääb keegi maha või? No mina väga tihti ei ole füsiot saanud kaasa võtta, ütleme niimoodi, et eks see nagu oleneb ka tulemustest mingil perioodil, siis julged võib-olla rohkem küsida alaliidult ja EOK-d, et eks sealt ka siis teistpidi nagu mida paremad tulemused ka sealt poolt siis tulevad ka rohkem tullakse vastu, et aga vastates su küsimusele otsa, et mina isiklikult mingi mega palju ei ole kompromisse ütleme teinud, mingi mega suuri, et kuidagi otsaga pigem nagu hakkama saan. Ja mul on sama, et selles mõttes on hästi läinud, et klubi on toetav olnud ja ikkagi on nagu neid toetajatega ka hästi olnud, et ma ka nagu ei ole pidanud tegema kompromisse, aga samas nagu priisata nagu ei saa, et nagu oma füsio igal võistlusel kaasas ei ole, et no nagu Estjan ütleb, et saab hakkama, muidugi saaks nagu paremini ilmselgelt, et seda ma ka praegu ütlen, et nagu oma vahel vaata, ütlen nii, et nagu mängige hullemaks, mängige hullemaks, et saate Alexelalt natuke rohkem raha vaata, et ongi täpselt siuke eestlane, et ei mis siin ikka, saab hakkama vaata, et mis see summa, kõik on niimoodi, et pärast on nii, et ei kui te selle annate, saan hakkama. Ja ma ka just tutsin nagu enda vastust järele kuules või tegelikult saab nagu väga palju asju juurde ikkagi panna, et ongi see füsiood ja näiteks meil ujumises on rajarent näiteks nagu tohutult kallis siin Eestis eriti, et sealt nagu ma ei ole nagu siiani otseselt rada rentinud endale, sest see on nagu nii kallis on ju, et aga nüüd seal keset neid harrastajaid spaas, siis vaatate niimoodi, kes on see noormees, miks ta rapsib siin? Miks ta rapsib? Ära üle rapsi, siin on kõigile, lähme torusse. Pritsid seal vanasid tädisid. Minu meelest kergejõustikus võiks samamoodi olla niimoodi, et lähed sinna staadionile ja siis seal teised on harrastajad, aga sul rada on renditud või ei ole? Ei, nagu vanasti, kui ma Tartus sisehallis trenni tegin, siis ikka peale 5 läksid, siis panid ikka slaalomid seal vahepeal jooksurajal, et seal on harrastajaid ka, et see ei ole halb asi, harrastama peab ka. Ei, muidugi, absoluutselt. Teie alal siis seda nii suurt mure ei ole. Teil on lihtsalt mingid ilusad kohad, kus ma olen käinud Kännu-Kukes ja igal pool siuksed nagu nostalgilised eelajaloolised võitluspaigad, ma nimetaks. Meil selle rajarenti meil ei ole, aga ikkagi see tehnika meil on üsna kallis, see metallrada, see aparatuur sinna juurde. Et seda nagu
teha selles mõttes on kallis, aga kuidagi peab hakkab saama. Väga inspireerivalt eestlaslik ja ei, no teeme ära. Ei no jah, ütleme nagu Gregor ütles, et selle asja tegelikult saab nagu suuremaks ajada alati, et kui sa tahadki teha nii, et mul on kõik olemas, siis see asi on tegelikult ikkagi nagu väga-väga kallis. Aga siis ma küsiks nii teistpidi, et kui kaugel te olete siis sellest praegusel hetkel, et öelda, et teil on kõik olemas? Ma arvan, et me isegi ei ole väga kaugel. No ma arvan nüüd selle Alexela toetusega, mina olen nagu ma seda mõtlengi. Ma olen nagu ikkagi, minu jaoks on see ikka väga-väga suur asi, ütleme niimoodi, et see enesekindlus ja see meelerahu, millest me ennem rääkisime, see on nagu minul on nagu ma arvan järgmiseks 3 aastaks sellega nagu suht korras, ütleme niimoodi, et kui ennem oli siuke nii ja naa pigem, siis ütleme, ma olen ka neid, ütleme, toetajate juurde käinud päris mitmeid aastaid nüüd, et eks see ka nagu väsitav teistpidi on ju, et eks iga üks tahab oma aega ja oma energiat, aga paratamatult see on see spordi osa. Nüüd seda on nagu ilmselgelt mõnes mõttes vähem ja saabki keskenduda rohkem spordile ja mulle hullult meeldib just ongi see, et see on nagu 3 aastat, mitte ei ole nagu mingi lühiajaline kuidagi. Sest et tagasi tulles selle EOK toetuse peale, see on ju ka praegu see on 2 aastane, eks ju, et see võib ka ju hullemal juhul enne olümpiat ära kaduda, eks ju, siin mõned tiimid, eks ju, lähevad alt, ei tea, kaovad radarilt. Õnneks on see kõik lootus kaob nendega seoses. Tegelikult see EOK-ga koostöös tehtud see Alexela, siis seal nagu tegelikult meil otseselt ei ole vahet, mis tasemel me oleme, et meil see nagu lõppsumma või toetussumma tegelikult jääb samaks, et see on ka see annab veel nagu omakorda seda meelerahu, et isegi kui ütleme, et tiitlivõistluse päeval ujumises, ma ei tea, meil ongi see üks eelujumine või poolfinaal on ju, jääd haigeks on ju, või ma ei tea, mis iganes juhtub on ju, ei saa minna on ju. Järgmine võimalus on 1 aasta pärast alles, et on see teadmine, et kui midagigi peaks halvasti minema tol päeval või ei tule see soovitud tulemus, siis tegelikult on nagu, sa saad jätkata samade ressurssidega. Et ongi see, et isegi kui ei õnnestu, et ma tean, et mul on ikkagi see tugi nagu olemas, ma saan ikkagi edasi teha ja edasi minna ja selle nii-öelda lõppeesmärgi nimel edasi tööd teha. Ja, et kui me rääkisime, Alexela tiimiga rääkisime ka sellest projektist ja nad ütlesid, et nagu olümpiani välja, siis see nagu oli kohe minu kõrvadele, see oli nagu õige asi, et kui on olümpiatoetus ja see võetakse sul 1 aasta enne olümpiat ära, siis see ei ole olümpiatoetus, et see on mingi muu toetus siis, et see on jah siuke sporditoetus, et see on nüüd olümpiatoetus, et see toetus on selle jaoks, et teha olümpial see tulemus. No väga palju minu meelest Eesti nagu spordirahastus või toetus ei ole tegelikult toetus, vaid on preemia. Sest et kui ta on tulemuse põhine, siis ta on ju preemia. See on preemia. Et selles mõttes, et sportlane peab kõigepealt kõik tulemused ära tegema ja siis ta saab raha. Et see on nagu veits tagurpidi. Eriti ma kujutan ette nagu noortsportlaste jaoks on see veel nagu eriti keeruline. No tegelikult seal hakkab juba klubide tasandil, et meil on see pearahade süsteem on ju. Jällegi hästi pikk teema, võiksin tunde rääkida ma arvan sellest, aga eks see on ka lõpuks on siuke tulemuste põhine nagu toetus on kõik, et aga eks seda ideaalset süsteemi ongi väga-väga raske välja töötada, et me oleme nagu sellist teed praegu läinud ja tuleb sellega kohaneda ja sellega nagu arvestada, ma arvan. On seal Alexela, on seal ruumi veel mõnele sportlasele? Olete kellelegi silma peale pannud? See vist ei ole meie otsustada. Konkreetselt ma küsin, et ma nägin, et naistekoondisel on jälle peatreener puudu. Antud hetkel jah, kuna tal on terviseprobleemid, siis me ilmselt teeme nii nagu siis pool hooaja algust. Saame ise hakkama. Saab hakkama. Kuule, treenerit ei ole, no eks saab ikka hakkama kuidagi. Aga raha siis saate jagada ära oma vahel näiteks. Seesama see B-kategooria treeneri palk. Ja küsimus vaata. Peatreeneril ei olnud B-kategooria. Olgu. Aga no raha jagame siis, kui me teeme tulemuse. Me peame enne tulemuse tegema ja siis me saame raha jagada. Aga me oleme hästi kiiresti jõudnud siia lõpu poole, siis
ma ei tea, kui täpseid eesmärke te olete seadnud, aga mida te sellest olümpiast ootate? Ei pea olema isegi mingi konkreetne koht või ei taha nii või mis teid nagu selle 2028 LA puhul käivitab? No minul isiklikult ma olen kõik tiitlivõistluste finaalid tänaseks kätte saanud. Et ilmselgelt minu jaoks terve järgmise 3 aastal on eesmärk mingisugune tiitlivõistluste medal, et seda ma nagu ei karda öelda ja ma arvan, et mu eesmärgid ei tohiks ka väiksemad olla, et aga ma arvan, muidu mõtled nagu siuke klassikaline eestlane, et ikka tahaks endast parimat anda. Aga ei, tegelikult see, et oleks see nagu ettevalmistus positiivne ja saaks kõik tehtud ja ütleme, et tegelikult see olümpia nagu melu ise nagu sportlasena kogeda seda, see on ka jälle siuke asi, mida tavainimene ma arvan ei koge kunagi, et mina ütleks, et ma tahaks selle Los Angeleses ma tahaks nagu terve olla, päriselt terve, et ma olen 2 olümpiat teinud, mõlemal on olnud väga õnnetu ja siuke juhuslik vigastust enne, mis on nagu seda olümpia nagu sooritust piiranud, et ma tahaks lihtsalt terve olla. Tahaks terve olla, anda endast parima ja ma arvan, et siis ma võin konkureerida seal kõrgete kohtade peal. Jah, eks jah, olümpias seda ikka. Teeme ära, kui midagi muud ees ei ole. Kui peab minema, kui käsitakse lähen. Ei no, ütleme, minu esialgne eesmärk selles mõttes on ikkagi kvalifitseerudest vehklemises. Kvalifitseerumine on üsna suur peavalu. Meil on see tehtud ikkagi väga keeruliseks. Näiteks meil oligi vist enne Pariisi naiste espadronis individuaalselt 2 kreeklast olid vist esimene, teine ja teine ei saanud peale, sest et esimene oli tema riigist. Sa oled maailma teine number või 3. ja sa ei saa peale, sest et sinu riigist juba on teine on lihtsalt sust 2 kohta eest. Rada on kinni juba. Rada on kinni, jah. No mina ei saaks tegelikult siia, et tegelikult spordis me kõigi eesmärk on enda inimpotentsiaali maksimaliseerida, leida, mis see meie maksimum on, et ma arvan siin liikudes edasi järgmise olümpiani ja ma arvan, eks see meie kõigi eesmärk, et see maksimum nagu leida ja see sooritus nagu ära teha. Ja nagu sa ise saate esimeses pooles ütlesid, kindlasti ka see meelelahutus publikule siis teistpidi tagasi, mida te kõik olete suurepäraselt pakkunud, et ma võin siin siis Katrinale nii-öelda natuke soola haava peale panna, et minu meelest selles mõttes mul on raske näha, sorry, et kuidagi see LA saab seda Pariisi ületada, sest et minu meelest nagu olümpiamängudena need Pariisi olümpiamängud olid lihtsalt nagu ulmeliselt ägedad. Ja eriti muidugi see, mis toimus seal, staadionil tegelikult ka mõlevad, nii staadionil, aga just ka seal basseinis. No vehklemissaalis tegelikult oli ka see Grand Palace'is, seal oli MK etapp varem, siis seal oli iga kord sama. Et prantslased on hullud, vehklemine on nende jaoks mega ala. Ma vaatasin seda ka, mõtlesin üliägest, me olime tühjas saalis. Meil oli COVID, meil oli põhimõtteliselt ainult Eesti tiimist, Korea tiimist ja see oli meie finaal. Ja ka siis vaatad Pariisi, mõtled, juba telekat vaadata, see on külmavärinad, et see annab tegelikult nagu sportlasele seal olles ka ju nii suure emotsiooni. Kergejõustikus ujumises on igal võistlusel seda publikut rohkem, meil paraku ei ole publikut üldiselt. Itaalias ja Ungaris põhimõtteliselt tegelikult on kõige rohkem. Ma arvan, see Adreka pauk ikka, mis olümpial, mina sain see ühelgi teisel liitluvõistlusel või võistlusel ma ei saa, et nagu ma ütlesin, et sportlasena see on ikka paremaks minna ei saa, eriti see Pariisi näitele siis. Aga võib-olla siis see ongi selline noot, millega lõpetada, kuna me oleme eestlastest siin rääkinud, et eestlased ka eriti ei tule nii-öelda ütlema ja siin ka praegu, eks ju, oleme neljakesi, kedagi ei ole, inimesed võib-olla kodus kuulavad, elavad teile kaasa, et ma ütlen siis nende poolt vähemalt enda, et Alexela ja poolt on teil see rahaline toetus, et siis te tunneksite ka seda rahva toetust, et kõigi teie 3 puhul mina olen saanud suuri elamusi ja elan teile kaasa. Ja see on ka 3-aastane projekt. Et mina olen ka kuni LA-ni teie taga, et seda meelerahu ja teised kindlasti kodudes samamoodi, et aitäh ja jõudu. Tänud teile.